Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas lahendada roomikauto labürindi mõistatust. Labürindi läbimiseks on mul kasutada roomiksõiduk, mille peal on monteeritud kaamera ja selle kaamera pilti saan ma ekraani pealt näha. Kuid on väike mure. Nimelt, kui ma sõidukiga sõidan, siis see kaamera töötab teatava viivitusega. Selline olukord võib tekkida näiteks maalt marsikulgurit juhtides. Tõsi, siis võib see viivitus olla kuni näiteks pool tundi, kuid kui me juhiksime näiteks kuukulgurit, siis kaugus kuust tekitaks viivituse umbes 2 sekundit. Ja siin on see viivitus küllaltki sarnane sellele. Seega pean ma kogu aeg arvestama, et kui ma annan masinale käskluse, liigub see minu jaoks kaamerapildis mõnevõrra hiljem. Õnneks ei pea ma päris pimeduses kobama, sest mul on olemas labürindi joonis. Ja mõistlik esimene samm olekski märkida siia labürindile õige marsruut, et me ära ei eksiks. Siin on mitu ristmiku kohta, kuid kui labürinti õigesti läbida, siis ei ole see üldse keeruline. Järgnevalt kaamera järgi navigeerides tuleb mul lihtsalt järgida seda, et ma sõidaks mööda jutiga tähistatud trajektoori, sest kui sattuda mõnda kaugemasse taskusse siin, siis sealt välja tulemine on kindlasti väga ajamahukas. Alustame ülesandega. Esimese asjana tulebki mul kohe paremale keerata. Sõidukile tasub anda lühikesi sõidukorraldusi, sest kui ma annan näiteks pikalt täiskäiku edasi, siis kui ma tahan seisma jääda, sõidab robot minu soovimatult veel edasi kaamerapildis, kuigi ta tegelikult juba lõpetab sõitmise. Ja sõitmise juures tuleb mul kogu aeg jälgida, et ma teaksin, kus ma parasjagu olen. Näiteks praegu arvan ma, et ma olen jõudnud selle ristmiku peale ning olen sellest üsna kindel, sest kõik kurvid klapivad sellega. Jätkame lahendamist. Nüüd olen jõudnud väga olulisse kohta, nimelt sellesse punkti. Kui ma nüüd sõidaksin otse ja läheksin siia taha, eksiksin ma väga halvasti ära, kuid tehes tagasipöörde saan sõita finišile palju lähemale. Seega pean nüüd pöörama järsult paremale. Kohe jääb minu sõidukist paremale 3 võimalikku sissesõiduteed. Meil on vaja valida keskmine. Nii esimene kui viimane viivad kahjuks tupikusse. Kaardi järgi peakski robotist vasakul olema nüüd finiši värav. Sõidame sellest läbi. Masin käes. Ja täpselt nii lihtne ongi lahendada Rakett69 roomikauto labürindi ülesannet.